Milline oleks elu siis, kui sa ühel päeval enam mitte midagi ei näe? Või kui sa lisaks nägemisele kaotad ka ühe käe? Kas sa suudaksid mõelda, et sinust võiks ikkagi saada ettevõtja? Et viid ellu ühe unistuse teise järel? Haarad mõõdulindi järele, võtad käega sae ja hakkad tegema näiteks mööblit. Saaremaal elav nägemismeelest ilma jäänud Pavel tõestab, et kõik on selles samas elus võimalik. Pavel, see on su lemmikkummut? See on see kummut, mida ma parasjagu teen, et mulle kummutid meeldivad, et ma olen nendest väga sisse võetud, ma tahaks süveneda nendesse igasugustesse, mis puudutab profiili, seal liigid, stiilid, ajastud. Igaks juhuks ütle meile nüüd, sa oled ise selle välja mõõtnud, sa oled ise selle välja saaginud, sa oled ise selle peitsinud, sa oled ise vinklisse ajanud? Jah, see on enamus tööd on mul tehtud, et ma olen need kilvid hööveldanud lauad, paksustanud, saaginud, need siia tüüblid freesinud ja siis mul on lihtsalt abiline aidanud sinna liimi peale panna. Ma lihtsalt seda praegu ei tee, ma mökerdan liiga palju. Ja siis need tüüblid siia sisse ajanud kõik täpselt ja need plangud disaini välja mõelda, aga selle õlitamise ma olen teinud Marietaga. Kahe peale lihtsalt teeme ajame juttu ja siis tegin Kalviga siin neid fleespingiga, et ma andsin, ta võttis vastu ja niimoodi mugavam, ohutum ja siis need tammejalad, mis all on, olen ka nagu mõelnud, et mulle nagu meeldib ja see on ka vanutatud. See tähendab seda, et see puidu tekstuur on tehtud nagu 3D variant, et seda saab käega katsuda, võib-olla kui valgus mängib välja, siit näeb seda puidu tekstuuri niimoodi reljeefselt, et see on nagu natuke ajas. Kas sa näed seda? See kummut konkreetselt on tehtud Marietta jaoks, et siia läheb voodipesus ja tulevad sügavad sahtlid, et see kõik ära mahuks. Pavel, mitu aastat sa nüüd pime oled olnud juba? Et eelmisel aastal oktoobrisse 20, see on juba üle poole veidike elust. Ma olin 19 aastat vana, kui mul juhtus pommiplahvatus ja õnnetus. Ja võttis sult silmanägemise ja parema käelaba. Ja käelaba ka, jah? Ja kuulmise osaliselt ka, et ma alguses ei tulnud maitset, lõhna, ei kuulnud, ei näinud ja käsi oli katki. Ja lõhn, maitse ja osaliselt kuulmine tuli tagasi. Aga kui sa oled 19 aastat oma elust näinud, mis teeb mehega see, kui silmanägemine ära läheb? Ütleme otse, et see on maailma lõpp, selle sõna kõige kohutavamas mõttes, kui sa oled terve, noor, sportlane ja äkki ühe päevaga juhtub selline õnnetus, siis see on ikka see on otseses maailma lõpp, see on kohutav sündmus. Aga see oli ka teistpidi sündmus, mis raputas minu sisemaailma. Mis see tähendab? See tähendab seda, et selle õnnetuse käigus ma kogesin sellisest nagu surmaeelset või midagi sellisest, kus ma teadvustasin oma elu, mida ma elasin ja see oli selline olukord, kus ma kuidagi hetkega sain aru ja nägin oma elatud elu ja ma sain aru, et ma pidin elama teistmoodi ja ma tahtsin elada uuesti. Et ütleme, ma sain selline tõuke suhtuda ellu natuke tõsisemalt ja sügavamalt ja vaimsemalt võib-olla. Praegu ma panen selle. Oli see kõige suurem raskus või kui sa nüüd pidid mittenägijana hakkama saama? Selles osas oli hästi palju probleeme, sellepärast, et ma pidin ümber kujundama oma tegemisi ja isegi võib öelda niimoodi, et kuna ma ei näinud ja mul seda paremat kätte polnud, siis minu jaoks oli küsimus, et kuidas ma nüüd oma elu kujundan, aga selles osas ühtepidi see oli kohe probleem, aga teistpidi tegelikult minu loomus või minu iseloom tuli kohe välja, et ma hakkasin proovima ise tegema kõike.
ja siis ma tegelikult suht kiiresti hakkasin omandama uusi lähenemisi selles olukorras. Ma hakkasin uut maailma looma. Selles mõttes, et see minu juhtiv meel, nägemismeel oli kõigepealt nii-öelda peategelane. Aga pärast ma sain aru, et tegelikult kui elad, siis ela. Ja nii see käibki. Hea küll, Pavel otsustas elada täiel rinnal. Kui uskumatuna see ka ei tundu, oli Pavel end eluks pimedana ette valmistanud enese teadmata. Minu ema sõbranna mees oli pime, soomlane, elas seal maja edasi, Eero, ja ma kuidagi tundsin tema vastu huvi ja kuidas see braillkiri välja näeb ja siis ta õpetas mulle seda braillkirja. Pimedate kirja, eks? Ja, just nimelt, et kuskil 16-aastasena ma juba kirjutasin braillkirjas ja kui ma talle midagi kinkisin, ma kirjutasin talle niimoodi seal, et Eerole, Pavelit ja mis seal on, et ta saaks aru. Ja mis huvitav oli see, et tal oli vana siuke punktkirja trükimasin, mis oli mõeldud vasaku käega pimedale. See oli uskumatu, et ma pärast, kui pimedaks jäin, esimene mees, kellega ma võtsin ühendust, oligi tema. Ja see oli siuke kohutav tunne, kui ta ütles, et tead, ma kingin selle masina sulle, sest nüüd on seda sulle rohkem vaja. Kui ma panin selle käe pärast selle masina peale, mul oli siuke tunne, et uskumatu, et sa nägijana kirjutad niimoodi ja ei mõtlegi, et mõne aja pärast sa kasutad seda juba kui pime. Pavel, siin puutöökojas, kus sa oma hobidega ka tegeled, mismoodi sa siin ikkagi hakkama saad? On sul mingid abivahendid või kus sa tead, et sa pead 1,20 m lati valmis saagima? Vaat selle küsimuse ma vastan hea meelega. No. Mul on üks tore abiline. Ma panin talle nimeks Linda. Linda, sul siin kõik. Ja et mul on paljudel rääkivatel asjadel nimed, et saaks nagu eristada. See on lint, rääkiv mõõdelint. Ma panen taga käima. Kui ma selle sain, ma tundsin ennast väga hästi ja siukese iseseisva puudemehena, sest et tavaliselt ütled seal naisele või Kalvele, et mõõda seda, mõõda toda, aga nüüd ma võin siin kõik ära mõõta. No tõmba meile Linda välja. Ja kuule. Oota, nüüd ta vist kohkus ära. Kohe ta ütleb. 0 millimeetrit. Ahah, et nüüd lint on sees. Lint läks kikki. Nüüd vaata välja. 18 sentimeetrit, 6 millimeetrit. Ühesõnaga, Linda on mul siin seltsis ja ütleb mulle kõik mõõdud, mis mul on vaja. Nii et siin küsimusi pole, kui on vaja 120 senti, siis see tähendabki seda, et 120 senti. See Linda on muidugi tore, aga ega sul iga höövli ja puuri ja kruvikeeraja külge need asjad ei ole ju kirjutatud. Kus sa tead, et see, ma ei tea, seal sael või seal freesi või seal höövlil on nüüd õige kõrgus pandud? See nagu on niimoodi, et üldiselt, kui ma hakkasin selle puude vastu tundma pimedana, siis ma sain aru, mis probleemid mul on. Ja ma tegin siukese, kuidas öelda, mööndusse, et õpi tundma, harjuta ja võib-olla seal poole aasta pärast on need asjad, kes korraga ei juhtunud mitte midagi. Korraga ma tundsin ennast abituna, ühelt poolt ja teiselt poolt mul oli väga suur soov tegeleda puidudega, väga suur. Ja ma lihtsalt sain aru, et kõik asjad on õpitavad. Ma nagu ei pidanud seda võimatuks. Ma ei mõtle ohu peale, vaid ma mõtlen turvalisuse peale. Ma tunnen mugavalt ennast kõikide pinkidega. Kallid, me oleme siin töökojas. Kas sul vahel hirm ka on, et Pavel siin toimetab? Selles suhtes algul nagu oli, jah. Et ikka ei teada, mis 100 ööbli taga ta seal mässas, siis ikka vaatasid, et näpud asjad ikka, mis ta veel on, et need ka alles jääks. Aga ei, kui ma nägin, mismoodi ta tööd teeb, siis enam ei ole, jah. Et vahest ta teeb üksi siin toimetab. Oled sa aru saanud, kuidas ta seda teeb? Nagu
katsub siis käega. Ja tema, nagu öeldakse, et Tisleri silmad on näpu otstes, et Tisler on ja katsub kõike käega kogu aeg, et kas on sile või mingi viga või, et ikka. Et kuidas nurgad on ja... Jah, täpselt. Et jah, nii on, et silmad on näpu otstes. Mis hetkedel ta sinu abi vajab? Noh, ikka seal, kus silmi vaja, näiteks puul kvaliteedi, et oksad, asjad, sellised, noh, kas ilusam pool või halvem pool, et kui ta kilpi teeb näiteks enda asju, et selle suhtes on tal nagu silmi vaja, jah. Kui puu kvaliteedi määramisel vajab Pavel nägija abi, siis tööriistad valib ta ise. Tööriistapoest öeldi, et Paveli külaskäigud on neile suur väljakutse. Mul oleks väga huvitatud sellest ülafreesist, mis me telefonidele rääkisime, see väike akuga ülafrees. Saad sa näidata seda? Jah, lähme vaatame. Ma panen ta siia peale. Ahah. Nii. Et see on suurem kui see komplekt või on see väiksem? See on see suur. See on 3-1 nii-öelda. Siin on kõik tarvikud sul olemas, sa teed ühest masinast endal mitu tööriista. Väga kerge, väga mugav tundub siukene. Ta on ainuke, mis üks ühe käega töötamiseks. Ja ma olen kuulnud, et seda on väga võimalik täpselt reguleerida. Jah. Mida üldse julgeb pakkuda inimesele, kes ei näe ja kes on ühe käega, et millist tööriista, see oligi võib-olla esimene nagu kõige suurem mitte hirm, aga nagu see, et mida ma talle julgen pakkuda, et ta ei, saate ise ka, et ei vigastaks ennast või need on ju ohtlikud, need on teravad ja nad on ju ja kettsae müümine ja nii edasi, et need olid ikka päris niisugused asjad, mis panid mõtlema. Aga ta saab hakkama. Ta ostab aina juurde, järelikult ta areneb ja ta saab tööriistadega hakkama. Oota, ma panen siia ühe aku, paneme siia aku, kuigi siis sa saad seda kaalu nii-öelda. Nüüd sa tunnetad päris kaalu ära, nüüd on ta koos akuga. Vägagi nagu hea tegelikult. See on üks vähestest poodidest siin Mandril, kuhu ma tulen hea meelega, kus ma saan väga asjatundliku tasemel nõu infot, ma saan vaadata ise neid tööriistu, millest ma olen lugenud eelnevalt, kui ma kodutööd teen. Ta teab väga täpselt, ta teab oluliselt rohkem kui mõni tavaklient, mida ta tahab, sest ta on enda jaoks kõik läbi mõelnud, mis kriteeriumid tal peavad olema, sest ega ta ei saa võtta nii, et küll ma hakkama saan. Ei. Põhiliselt, millest ma lähtun tegelikult on see, et ma valin endale mingis mõttes nagu keha osa, selle sõna võib-olla üsna otseses mõttes, sest minu jaoks tööriist on keha pikendus. Ma panen selle külge kohe. Vaatan lihtsalt, et ta on üsna kerge. Ma pean taga olema kursis, ma pean tundma ennast mugavalt, ta peab olema turvaline, ta peab olema väga tajutav, töökindel korralikest materjalidest ja siis ma lihtsalt sellega kitsendangi selle pakkujate ringi nagu. Ja siis, kui ma suhtlen, ma vaatan, kuidas inimesed oskavad rääkida, saan nagu katsetada, vaadata ja see nagu, ongi see, mis selle määrab. Aga oli ükskord siuke, ma olen näinud kuskil, kus see aku läks käepidama sisse, oli ümmargune. Meie kultuur on nägemismeele keskne ja üldse pimeda inimese siukene kuidas öelda, tähendus meie kultuuris on väga vaene, ta on väga aegunud ja esimene siuke kultuurist tingitud suhtumine on see, et pime inimene on üks väga suur õnnetus. Inimesed ei taju seda, et kui see juhtiv meelnägemine ära kaob, siis inimesel on võimalik, esiteks ta jääb iseendaks, seda ma tahan rõhutada, et inimene jääb, lihtsalt on nägemismeel kahjustatud. Ja ta võib hakata tajuma seda maailma teistmoodi. Näiteks, kui pime kõnnib kuskil, et nägijale see võib tunduda, et ma olen ebakindel. Aga kui ma ütlen talle, ära mõtle niimoodi, sa arvad, et ma olen ettevaatlik ja ma saan ise andega hakkama, et ära tõlgenda seda, et ma vajan abi. Ja kui ta saab aru, kus ma saan hakkama, ei saa, see muutub temaks loomulikuks. Näiteks ma oma naisega või lähedaste sõpradega, see asi on juba niivõrd loomulikuks muutunud,
et nad seda ei taju ja tihtipeale unustatakse ära, et ma ei näe. Vaatasin klaasist asjad, see on see mu võimalus. Aga üldiselt ma ei ole see inimene, et inimesed mõtlevad, et kuidas ta pimedana töötab pingiga. Et lihtsalt see on nende ettekujutus, mis on väga piiratud. Nad ei saa aru, et ma olen seda maailma avastanud teistmoodi uuesti ja ma olen otsinud, kuidas ta ennast veel ilmutab niimoodi, et ma saaksin taga täisväärtuslikult koostööd teha. Kui see ei mahu pähe nägijale, siis ei tähenda seda, et see on võimalik. Ma teen ette kohvi. Püüame siis kõike seda, mida Pavel teeb, endale paremini ette kujutada. Muuhulgas seda, et Pavel teeb koos abikaasa Marietaga salve. Idee selleks sai ta oma vanaemalt. Jah, need on minu vanaema salvid ja ma suure au ja uhkusega olen selle asja üle võtnud, edasi arendanud ja toonud selle Eesti turule kui niisuguse pärimusmeditsiini toote ja esivanemate pärand. Mis sa siia sisse oled pannud? Sina oma naiseliku vaistuga paned kindlasti midagi siia juurde ka või? Ei pane. Ei pane? Kõik on täpselt nii, nagu peab. Ehk siis peadisainer ja Pavel on Pavel. Jah, mina olen selle salvi tegija, ma ei tahaks nagu öelda autor, samas nagu ma pean ütlema selles mõttes, et see on vana traditsioon ja seda on tehtud erineval moel. Siin on hanerasv, mesilasvaha, päevalilleõli ja männivaik. Aga männivaik täidab siin väga niisugust tõhusat rolli, et see koosneb vaikhapetest ja see mõjub haavadele ja igasugustele vaegustele väga hästi, et inimesed saavad sellest lahti ja see on juba mitme 1000 aastane traditsioon. Ja soovingi, et meie pere oleks siis see pere, mis säilitab seda traditsiooni ja veab edasi ja väärikalt seda esindab ja mul on olnud niisugune mõte, et teha sellest salvist Eesti tuntum salv nagu Kalevi šokolaad ja liköör Vana Tallinn. Pavel tundub vahel oma juttudes nii iseteadev, nii teotahteline, nii ideaalne. Kas tal on vahel ka auku ja mustipäevi? Ikka on, loomulikult on. Eriti siis, kui ei ole nagu tükk aega midagi sellist väga kas füüsilist või vaimset või midagi siis teha ei ole. Et kui tal tekib tunnete jääb ripakile kuskile, sest meie nägijana ju kui on mingi kurb midagi, me vaatame kaugusesse ükskõik kuhugi ja siis need mõtted lähevad ära, aga tema on kogu aeg, tal on kogu aeg nagu see sisekõne iseendaga. Ja siis ta on küll selline väga tihti just sügiseti, kui see õnnetus juhtus ja ta jälle tuleb see meelde, kui see juhtus, et siis ta ikka võtab endale mitu päeva sellist oma ette olemiseks ja mõtisklemiseks, aga ta saab hästi kiiresti üle. Mis see kõige toredam iseloomuomadus on, mida sa kohe fännad? Ta on julge, et isegi siis, kui tekivad mingisugused sellised veidike segased plaanid ei ole päris teada, mis hakkab juhtuma. Isegi siis on niimoodi, et julgelt lähme edasi ja teeme. Ta ei ole siin mitte kunagi näinud? Selles mõttes jah, ta ei ole näinud, aga teisest küljest ta tajub inimesi teistmoodi. On ta sulle öelnud, et sa oled ilus? On öelnud. Ma tean, et ma nagu selles mõttes välimuse osas ma ei võta seda nagu tõsiselt, sest ma tean, et ta ei tea, mismoodi ma välja näen. Aga loomulikult ta näeb ju mu mõtteid. Ta näeb seda, mismoodi ma tajun maailma, mismoodi ma näen, mismoodi ma mõtlen. Ikka näen, siis see on nagu suurem kompliment. Sest ta näeb nagu päriselt, kuidas on.
minu jaoks oli huvitav ka, et kui ma jään pimedaks, mul oli väga kahju, et ma ei näe inimesi. Aga samas mingi hetk ma tabasin ennast. Kui ma peaks praegu nägija olema, ma tahaks olla nagu mingis tehnilises mõttes pime. Selles mõttes distantseeruda välistest asjadest, sest ma avastasin paljude inimeste puhul, keda ma varem nägin, nad ei olegi nii ilusad, mingid neiud seal, või ma avastasin midagi, mis on sisuline pool. Minu jaoks Marietta on neiuga, kellega ma kohtusin, meil oli väga huvitav sõprus, enne kui me abiellusime, see oli väga väärikas, väga ilus. Me suhtlesime palju, käisime kultuuriüritustel ja tekkis ikka nagu maailmadega kokkupuude, et see oli inimene, kelle puhul minu jaoks oli juba sisemaailmaga kokkupuude ja mulle näiteks väga meeldis see, kui ta mingi hetk ütles, et mulle meeldib sinu maailm. Et ma sain aru ka, et ta võtab mind natuke sügavamalt, ta näeb mind. Mul ongi tähtis ka tunda vahest, kui ma inimestega suhtlen, et ta näeb mind, mitte seda, kuidas ma näen välja, vaid see, kes ma olen. Ja minu jaoks nagu ongi see asi, et ma pean nägijateks neid inimesi, kes vaatavad vaimuga, mitte väliste silmadega. Sa oled matkamees. Sa käisid mõned aastad tagasi Aafrikas. Jah. Nii. Ma võiksin su käest küsida, mida sa seal Aafrikas siis nägid? Väga palju. Esiteks need vaated, mis olid seal mägedes, mulle väga meeldis. See oli siuke koht, et ma ei näinud teda visuaalselt, aga ma tajusin teisi ilminguid ja see oli väga mitmekülgne, see on ikka hoopis midagi muud, kui ma oleks kuulanud raadiost, kuidas keegi rändab ja kirjeldab, siis ikkagi see seal keskkonnas viibimine, see liiv, need lõhnad ja see taimestik ja see on ikka, ei ole niimoodi, et vahet pole, oleme siin või oleme seal, et ma ikkagi olin väga sellise sügava mulje all ja mingisugused visuaalseid asju täiendas minu sõber, aga lihtsalt see ka kultuuri osa, me olime seal mägikülades, olime seal berbeeride piirkonnas ja seal oli ikka väga palju erinevusi. Sa räägid nii lopsakalt, et ma ei imestaks üldse, kui sa võtad varsti värvipurgi ja hakkad joonistama ja maalima. Ma olen joonistanud, aga see oli minu teema, ütleme nii. Aga ütle, kuidas sa pimedana rahaliselt hakkama saad? Mis on sinu sissetulekud? Et ma üldiselt, ma tulen toime, aga ma pean ütlema, et see on väga keeruline olukord, sellepärast, et ühelt poolt ma olen väga ettevõtlik inimene, mul on head sellised organisatoorsed võimed, arusaamist, kogemusi, aga ma ei taju seda ruumi, kus kohas pimedat nähtakse. Ja siis ma olengi praegu mõelnud teenida raha sellega, mis mulle meeldib, see mööbli asi, et panna see ka endale raha teenima. Et ma ühendan see nagu kaks asja, see, mis meeldib, see, mis on kasulik, toob sisse raha. Et selle koha pealt see on ikkagi murelik koht, ma ei tunne ennast turvaliselt, ma ei tunne ennast kindlustatud. Mitte sellepärast, et ma nagu ei suudaks, sellepärast, et ma ei näe nagu seda ruumi, kus ma saaks kuskil mujal töötada. Oli aeg, kus ma väga tahtsin ennast teostada ettevõtetest, pakkusin ennast tööle igale poole, kus ma hindasin sobivaks, aga ma sain selle kogemuse osaliseks, mida nagu need pimedad kunagi rääkisid ja et meid nagu ei mõisteta või pimedasse niimoodi ei suhtuta. Aga ma selles mõttes leidsin muud lahendused ja otsin siiamaani muid lahendusi. Mis sa teed 10 aasta pärast, kuhu oled jõudnud? See on hea küsimus. Ma sooviksin jõuda esiteks sellise majanduslikult kindlustatud staatusesse, kus mul on oma ettevõtted ja ma sooviksin ennast teostada. See, mida ma teen, ma olen, kuidas öelda, eesmärgid salvide osas välisturgu jõuda kummutitega. Ma sooviks olla täis väärtuslik kummutimeister, ainulaadse iseärasusega, et ma olen pime, müüa edukalt oma kummuteid
ja võib-olla arendada seda mööbli asja laiemalt. ma ei ole see pime, kes püüab nagu tõestada, et ma suudan kõike, mitte mingil juhul. Et ma lihtsalt ei välista või ei väldi seda, kus ma saaksin hakkama, aga kus on vaja rohkem jõupingutusi, kannatust, et selles osas ma olen valmis ja nõus tegema jõupingutusi, et pista selle eluga nagu rinda nagu täisväärtuslik mees. Pavel, su kummuti küljes, mis siin meie kõrval on su firma märk, seal peal on nahkhiir. Jah, tõesti. Nahkhiir ei näe. Jah, see on tõsi. Jah, ma just sellepärast valisin seda, et ta nagu on minu jaoks täiuslik loom, kes on pime ja see on nagu ma samastun veidikene sellega ja see on minu jaoks inspiratsioon, et looduses on loom, kes on tõstetud õhku ja kes on täiuslik ja ta suudab isegi lennata. See on minu jaoks siuke asi, mis et ma ei tunneks ennast niimoodi kuidagi puudega inimene, et ma püüan olla täiuslik pime. See võib-olla kõlab väga imelikult, aga ma tõesti olen võtnud selle seisukoha endale ja ma püüangi olla selles olukorras, kus ma olen täiuslik, aga mitte mõelda selle peale, mida ma ei saa, mida mul ei ole. Et Margus, kui sa ära lähed, ära unusta tuli ära kustutada. Kindel või? Jaa.